videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja, minu nimi on Kertu Roisk ja see siin on Vabaduse hääl, saade järjekorra numbriga 120. Alles teatud mõttes juba 120, aga tõesti, kui ma mõtlen Nõmme raadio vanusele, siis see on alles. On ikka väga pikalt ja vapralt vastu peetud. Kas või see, et on inimesi, kelle jaoks Nõmme raadio on kvaliteedimärk. See tähendab seda, et maailmas, kus ise mõtlemine läheb järjest rohkem selliseks, ise mõtlemine on ju mingi, mis sa mõtled ise, meil on eksperdid, spetsialistid selle jaoks ja üleüldse paika on pandud, mis on tõde ja see tõde võibki muutuda, aga hetkel peab rääkima, mõtlema nii. Ja tänases päevas mulle tundub, et see on isegi ohtlikum, see sellisel moel tõe otsimine iseseisvalt omal käel meediast ja poliitilisest ajupesust kõrvale vaadates, sest nii palju, kui mina olen aru saanud, siis nõukogude ajal, kui oli selline mõtete suunamine, tsenseerimine, inimesed said aru, mis toimub. Ja öeldigi, et näiteks lastele, kuidas päriselt on, aga vaata, et sa koolis ei räägi, et nii on. Ja tänasel päeval mulle tundub, et vanemad oma võsukesi juba suunavad, et nii on, pole loogiline, aga on. Ja kasvavadki peale inimesed, kellega on juba väga lihtne toimetada. Ja mulle tundub, et see haridussüsteem niimoodi järjest lähebki summutatumaks ja hetkest, kui tekib väga tugev ebakõla, siis kardetakse mitte ainult oma peaga mõelda, vaid üldse mõelda, kaasa mõelda, loogikat otsida, küsimusi esitada. Ja selles plaanis see Nõmme raadio meelsus mulle meeldib. Kuigi ma olen saanud seda Nõmme raadio pahasilti endale külge, endine volikogu esimeeski kuskil kommentaariumis on Nõmme raadio. Ja seal samas on inimesed, kes siiralt võtavadki seda kvaliteedina. Kuulavad selle tundega, et minus on elu sees, minus on julgus sees. Kas või kuulata, sest isegi kui sa ei väljenda ennast sellisel moel, ka need mõtted võivad ohtlikuks saada, sest äkki mingi hetk kogemata hakkad rääkima. Äkki mingi hetk kogemata see kõik purskab sinust välja, et ma tegelikult mõtlen ka nii või tegelikult ma ei mõtle nii nagu teie. Ja see on väärtuslik seemneke, mida endas hoida. Selline sisekõne iseendaga, arutlemised ja ma arvan, et nii on meil lootust. Ja meil lobisemisest palka ei maksta. Aga raadiopidamine, olgu ta siis kas või sellisel veebi ja YouTube'i kujul, tähendab kulusid ja selle raames mina olen siiralt tänulik kõigile teile, kuigi sõna siiras on imelik kasutada, sest ma olen mõelnud, et see on loomulik seisund. Igatahes ma olen tänulik kõigile, kes te olete võtnud vaevaks, sest neid kanaleid, kuhu annetada on tänasel päeval meeletult. Ja siis ma vaatamegi eesti.ai asi tehti ja mõtlen, appi, palju see asi maksis? Palju ta maksis? Ja siis ma võtsingi mingi hetk sellise nagu joonlaud pikk. Siin on siis kõik see raha, mis põletatakse. Ja siin joonlaua otsas on see, mis oleks mõistlik, praktiline. Ja siis see ülejäänu on lihtsalt üle võimete elamine niimoodi riigi, valitsuse, omavalitsuse tasandil, aga ka inimeste endi tasandil. Kui te mitte mingit väärtust ei loo, siis mille alusel te endale nii palju raha kõrvale kühveldate. Ilmselgelt see käib kellegi arvelt, ilmselgelt mingi hetk see asi kukub kokku. See ei ole lihtsalt jätkusuutlik, kogu muusika. Aga kuni täna on hea, siis poogen. Aga ma asun nüüd asja kallale. Inuitid, väga-väga tähtsad, väga-väga olulised. Meil ETV ja kõik elavad kaasa. Delfis oli üks artikkel, mis tegelikult lihtsalt tõlkis ära theconversation.com 20. jaanuaril avaldatud kirjutise, kus Ludovik Slimak, kes on siis Toulouse'i ülikooli ja Prantsuse riikliku teadusuuringute keskuse teadur, kirjutas ingliskeelse artikli, kuidas USA salajane gröönimabaas aitas kaasa inuitide maailma kokkuvarisemisele. Mis meil samal ajal toimub Võrumaal? Ei ole seoseid.
Inuitid, ai, Trump tuleb, ai, see, mis USA baas teeb Võrumaal. Kaitsevõime, väga vajalik, väga oluline ja selle artikli juures oli kenasti inglise keeles ära ka toodud, kuidas Ludovik Slimak ei tööta, ei konsulteeri, ei oma aktsiaid ega saa rahastust ühestki ettevõttest või organisatsioonist, kes sellest artiklist kasu saaks ning ei ole avalikustanud muid asjakohaseid sidususi peale oma akadeemilise ametikoha. Meil võiks ka hakata selliseid asju juurde kirjutama, aga neid saaks kirjutada kaunis vähe, sest üldjuhul inimestel ikkagi on seal mingid rahalised ja aktsiaportfellilised ja muud seosed. Nii et seda artiklit ma täitsa usun. Ja ajalugu näib korduvat nii inuitide jaoks seal, sest see ei ole päris niimoodi, et ameeriklane tuli tegi paha. Seal vahepeal Taani kuningriik korraldas naiste sundsteriliseerimist. Ja ma ei tea, kui vägivaldselt see käis ja igatahes naisi ei teavitatud, et neile paigaldatakse siis rasestumist välistavad vahendid. Et seda populatsiooni niimoodi kuidagi, kuidas ma ütlen, kontrolli all hoida. Nüüd saab neid liiga palju. Äkki tahavad Taanit endale võtta või midagi. Ma ei tea, mis seal peades toimunud on. Ja mis siin veel oli, mõni aeg tagasi tuli välja, Taani riik tegi kõigile lapsevanematele kompetentsiteste, et kas nad ikka sobivad lapsevanemateks. Ja mõne aja pärast, kui nendelt Gröni peredelt oli ära võetud väga palju vastsündinuid, väga palju, siis avastati, et tegelikult neile seda testi teha ei saa, sest neil on nii teine sotsiaalne, kultuuriline olustik seal ja lõpetati ära testid. Mõned pered said oma lapsed tagasi, aga mitte kõik, sest liiga palju aega on mööda läinud ja see oleks ikka lastele, nendele uutele peredele liiga suur trauma. Ja need, kes said lapsed tagasi, ka neil on väga raske. Seal üks ema kirjeldas, kuidas ta iga päev kardab, et ta laps võetakse uuesti ära, sest nad teavad, et selline terror on võimalik. Mis iganes asi mõeldakse välja ja tuld. Ja nüüd, kus siis selline põlisrahva lahti juurimine, hävitamine, ma arvan, et see ei ole ainult see maavarade teema või sõjaäri teema. Ma arvan, et see on lihtsalt tugeva inimvaimu lõhkumiseks, sest põlisrahva vaim on hoopis teisest puust kui need linnastunud, kes nüüd on see trend ja too mood ja inimesed on nagu tuulelipud. Seal ei ole seda väge ja seal ei ole ka sellist, ma ei tea, mis need õiged sõnad on. Minu jaoks on see selline tugev ühendus usuga, jumalikkusega ja sellega mängida, sest näide, mida ma varem ka toonud, kuidas üks endine satanist, tema ülesanne oli panna needusi, inimesi tappa ja tal oli saatana vägi selleks. Ja tal oli üks tellimus, kus ta pidi ühe naise ära tapma ja ta ei saanud seda teha. Ja saatan ilmutas talle ennast ja ütles, et sellel naisel on jumalik kaitse. Ja siis kukkus selle mehe maailm kokku, sest tema teadis, et saatan on kõige võimsam. Ta võttis seda võtta kui muinasjuttu, aga nii palju, kui ma ise olen läinud läbi X situatsioonidest ja tundnud seda jumalikku kaitset, siis see on päris, seda tasub hoida ja see ei ole asi, mis on meile sünniga kaasa antud ja lihtsalt püsib. Ta on meile küll sünniga kaasa antud, aga selles maailmas, kus kurjus võidutseb ja kogu aeg meiega mängib, trikitab, kalastab, meid viskab konkse, seda hoida on suur töö. Ja see töö mõnikord tähendab ka seda, et sa oled vastuollu inimestega, kes on su ümber, sest nemad võib-olla on juba ennast lasknud nii ära konksutada, et nad enam ei saa aru sinu maailmast, sinu ühendusest. Ja see on kohati väga üksik teekond, aga sellegi poolest seda väärt. Hoida seda ühendust ja seda hoitust. Ja eks Jumal hoiab neid, kes ise ennast hoiavad. Ja sellepärast ma räägingi nendest ka kuledatest asjadest, et meil oleks alus, informatsioon ennast hoida. Ja see, mis Gröönimaal toimus juba 1951. aastal, kui USA rajas sinna salajase sõjaväebaasi koodnimega Blue Jay. Ja väidetavalt siis kardeti Nõukogude Liidu tuumarünnakut polaarala kaudu. Ja vaid 104 päeva jooksul paigutas USA sinna umbes 120 laeva, 12 000 meest, kus varasemalt puudus täielikult inimasustus, oli ainult loomad, linnud, siuke tundravärk. Ja Gröönimaa enda elanikke oli 23 000 inimest.
Ja kui meil siin plaanitakse 5000 liitlasväelast, linnaelanike arv on 11 000. Ma ei tea, väga paralleeliks kisub, kui ma lugesin selle artikli ära, siis ma mõtlesin, et ei ropenda. Ja üle 1200 kilomeetri polaarjoonest põhja pool peaaegu täieliku saladuskatte all rajasid Ühendriigid ühe suurima sõjaväebaasi väljaspool USA territooriumi. Taaniga leping oli tehtud 1951. aasta kevadel ja sellegipoolest operatsioon oli alanud juba varem. Ilmselt seal oligi nii, et me teeme mingid tegelased sealt, nii nagu meil siin toimub kohalikes omavalitsustes, libestati ära ja tehti see asi nii-öelda ametlikuks, aga ikkagi salajaselt. See otsus baas rajada oli ameeriklastel juba 1950. aastal otsustatud. Ja kas me oleks üldse sellest kõigest teadlikud, mis seal toimus, kui samal ajal poleks seal viibinud Prantsuse maadeaastaja ja geograaf Jean Mallory, kes kõike seda toimuvat jäädvustas kirja pani ja jagas isegi raamatu kirjutas 1953. aastal Thule viimased kuningad. Selle piirkonna nimi oli siis Thule, The Last Kings of Thule. Ja mis seal siis toimus? See tähendas sisuliselt inuiti maailma annekteerimist. Masinate ja kiire tulemuse saavutamisel ülesehitatud süsteem oli vägivaldselt ja salamisi sisenenud ruumi, kus elati traditsioonide, tsüklilisuse, jahipidamise ja hetkes viibimise reeglite järgi. 1953. aastal otsustasid võimud baasi perimeetri ja selle radari rajatiste kindlustamiseks kogu kohaliku inuiti elanikkonna ümber paigutada Kanaki umbes 100 kilomeetrit põhja poole. Ümberpaigutamine oli kiire, sunniviisiline ja toimus ilma eelneva aruteluta, katkestades loomuliku sideme inuitide ja nende esivanemate jahialade vahel. Rahva juured kisti välja, et teha teed lennuväljale. Ja võib nüüd öelda, see ei ole ju nagu Nursipalu teed, siin kullatakse heldelt üle ja siis te ju saate rahulikult niimoodi minna, on kaasamised ja arutelud ja... Aga samal ajal on tuli takus, inimesi mängitakse kotti, ümberringi ostatakse maid ära ja mõnel inimesel puudub lõpuks sissepääsu teegi enda valdustele. See on jõhker ja meie endi rahaga. Just seda jõhret pöördepunkti peab Mallory hetkeks, mil traditsiooniline inuiti ühiskond hakkas kokku varisema. Seesugustes ühiskondades ei ole jahipidamine pelgalt ellujäämise viis, vaid sotsiaalse maailma toimimise alus. Nüüdisajal on Gröönimaa ühiskond suures osas paikne ja linnastunud. Rohkem kui kolmandik selle 56 500 elanikust elab pealinnas Nuukis ja peaaegu kogu elanikkond paikneb nüüd püsivalt ranniku asulates. Paljude suuremate linnade elanikest elavad 1960. ja 70. aastatel ehitatud betoonist kortermajades, mis on sageli lagunenud ja ülerahvastatud. Majandus sõltub suuresti ekspordile suunatud tööstuslikust kalapüügist. Jahipidamine ja kalapüük on endiselt elatise teenimise tavapärased osad. Moodsad vindpüssid, GPS-seadmed, mootorsaanid ja satelliitühendus käivad nüüd käsikäes vanade harjumustega. Küttimine on endiselt identiteedi näitaja, kuid see ei kujunda enam majandust ega põlvkondade vahelist sidet. Selle muutuse tagajärjed inimese tasandil on tohutud. Gröönimaal on tänapäeval üks kõrgemaid enesetappude määrasid maailmas, eriti noorte inuiti meeste seas. Kõrget enesetappude määra, alkoholismi ja koduvägivalda on laialdaselt dokumenteeritud. Paljud uuringud seostavad neid ülemäära kiirete sotsiaalsete muutustega, sunnitud paiksusega ja traditsioonide lagunemisega. Aga see tegelikult ei ole veel ainus kahju, kui mõelda, et see on midagi katastroofilist. Ja nüüd seoses uute muutustega inimesed jälle tunnevad vajadust ära minna. Ja ongi päris nõme olukord. Mul on tunne, et me oleme samas kohas, kus meie omavalitsus käitub hävituslikult. See COVID-i aeg. Mis asi see oli? See oli meditsiiniline genotsiid. Ja nüüd meil on mingi baas, mis hävitab meil selle müra ja saastega. Ja seal on sama lugu. Ühest küljest on see ameeriklaste sõjaäri, teisest küljest Taani kuningriik ise, mida on teinud nende elanike suhtes. Ja mida on veel seal kurja tehtud? 21. jaanuaril 1968 kukkus merejääle üks USA õhujõudude B-52G pommitajaist, mis kandis 4 tuumapommi. Tavaline lõhkeaine, mis oli mõeldud tuumareaktsiooni käivitamiseks, plahvatus kokkupõrkel. Tuumaplahvatust ei järgnenud, kuid plahvatus paiskas plutooniumi, uraani,
ameriitsiumi ja triitiumi suurele alale laiali. Järgnevatel päevadel alustasid Washington ja Kopenhaagen ulatuslikku operatsiooni, et saaste enne kevadist sula kokku koguda. Jää kraapimiseks ja saastunud lume kogumiseks mobiliseeriti umbes 1500 Taani töölist. Aastakümneid hiljem algatasid paljud neist kohtumenetluse väites, et nad olid töötanud ilma piisava kaitsevarustuseta, teadmata töö ohtlikkusest. Haiseb nagu Tšernobõl. Töölised said 1995. aastal küll ühekordselt 50 000 Taani krooni, kuid seda ei vormistatud kui kahjuhüvitist, sest see oleks tähendanud Taani riigile vastutuse võtmist. Kohalike inuitide seas pole kunagi tehtud ühtegi põhjalikku epidemioloogilist uuringut. Muidu Tuule õhuväebaasi nimekandnu on nüüdseks ümber nimetatud Pitufiki kosmosevägede baasiks ja on üks USA sõjaväe aparaadi peamisi strateegilisi sõlmpunkte. Eelpool nimetatud raamatus The Last Kings of Tuule, Tuule viimased kuningad, näitab Mulori, et lääne strateegiline mõtlemine pole kunagi arvestanud põlisrahvastega. Maailma suurte muutuste keskel on inuitide olemasolu sama vähe oluline kui hüljeste või liblikate oma. Donald Trumpi avaldused ei kuuluta uue maailma sündi. Need üritavad laiendada seda süsteemi, mis on Gröönimaal kehtinud 75 aastat. Ometi ei saa ühe mehe seisukoht meid vabastada kollektiivsest vastutusest. Kui praegu öeldakse, et Gröönimaa kuulub Taanile ja seetõttu NATO alla, ilma inuite isegi mainimata, kordab see vana koloniaaltõde. Territooriume hõivatakse nende elanikke hävitades. Ja seesama toimub ka meie kaitsevõime tähel. Ja kui siin Tsahkna on öelnud, et Euroopa ei loovuta USAle Gröönimaad ja samal ajal Hanno lubab Eesti poisse saata Gröönimaale ühisõppustele ja samal ajal ei taganeta NATOle 2023. aastal antud lubadusest loovutada Võrumaa neile, ma ei tea, kuidagi, aga omad, ja korraks käis minust siuke hästi tobe võrdlus läbi, et kuidas te nagu omasid, teil on oma väärtuslik põlisrahvas ja siis Gröönimaa, inuitid, me lähme neid päästma ja aitama, siis mulle meenus siuke inimtüüp või meeste tüüp, kes on siuke, sul on omal naine, aga kõik teised on nii kaunid ja graatsilised ja nii, aga oma naine, hoia oma naist, väärtusta teda, suuna temale see tähelepanu, ressurss. Las tema õitseb. Mis sa neid teisi tolmetad? Okei, selles mõttes nagu väga mage võrdlus, et siin on kaalul rahva tulevik. Ja teatud mõttes need mööda ilma laiali tolmendajad ka mõjutavad, sest see, mis meil toimub iibega, perekonnastruktuuriga, see on paljuski seotud sellega, kuidas mingid toimivad struktuurid on seoses selle sellise, kuidas ma ütlen, juurte lahti ühendamisega, moraalitusega, läbi lõigatud. Ja siis ongi väga raske luua tervevaid, toimivaid perekondi, sest kuskil käib mingi õõnestustegevus ja see toimubki nii perekondade tasandil, kas või kollase meedia kaudu, kuidas meile muudkui süvendatakse seda, et on normaalne minna laiali, on normaalne petta, näete, et ta ikka särab edasi, ta on ikka kuulsus edasi, me ikka kirjutame tast ilusaid artikleid edasi. Et jah, see toimub niimoodi suurelt, globaalselt, geopoliitiliselt, lõigatakse neid juuri läbi ja seal samas toimub see ajupesuga moraalsel tasandil ja see on päris valus, mõlemat pidi. Ja ma loen teile Inga Raitari postitusest. NATOga liitumise ettevalmistaja Madis Mikko kinnitas toonases ajalehes, et Nursipallu NATO baasi mingil juhul ei tule. Ja siis meile räägitigi, et tuleb harjutusväljak. Mingi hetk öeldi NATO baas ja äkitselt tuleb välja, et oi, 2017 aasta oli juba paigas, et see on Ameerika baas. Sellest võiks järeldada, et NATOga liitumise tingimustes ei olnud Võrumaa loovutamist katseväljaks ja see plaan lisati nii nimetatud harjutusvälja laienemise kavadele peale Kaja Kallase osalemist 2022 Madridi NATO tippkohtumisel, mille järel lasti ringlema kõlakad otse, kui võiks Kallasest saada järgmine NATO peasekretär. Just siis läks nii nimetatud harjutusvälja laiendamine, mille liitlasvägede baasiks avaliku ümbernimetamiseni kulus veel üle aasta, teerulliva intensiivsusega lahti. Nüüd on Kallas saanud Euroopa välisesindajaks, kes räägib Euroopa mitte allumisest USAle.
Kui USA muutis oma kurssi, mistõttu NATO muutis oma kurssi, siis miks on jätkuvalt vaja Võrumaa 27 põliskodu loovutada, mille eest keegi miljonit paraku ei paku, kuigi Pevkur 3 aastat tagasi lubas kohalikud koduomanikud üle kullata. Terve maakonna mürafooni kõigi tervishoiustandardite vastaseks ja inimkahjulikuks muutmist ja 2 omaaegse laienduse leevenduseks rajatud looduskaitseala hävitamist. Kohtumisel Võrumaa elukeskkonna kaitsjate ja sõjatööstuse lobistide vahel on selgunud, et alternatiive Kagu-Eestile pole isegi kaalutud. Noored pered lahkuvad, sest lapsed ei saa enam pommimüras lõunauinakutki teha. Kaovad inimesed, kaovad töökohad. Võrus toimunud kohtumistel on kaitsejõudude esindajad andnud teada, et Nursipalu laienduse teostamise peapõhjuseks on ohuhinnang, mille kohaselt, kui konflikt naabriga toimub, siis toimuvad suurimad lahingud just selles piirkonnas. Seepärast rajati baas, nüüd on see siis baas, jättes 15 000 elanikuga linna ja regiooni peahaigla ning sünnitusmaja sõdalaste ja Venemaa piiri vahele. Militaarid käituvad nagu terroristid oma kodanikest inimkilpi luues. Lahinguteks valmistudes ei pidanud Võrus käinud praegu Brüsselis Gröönimaa säilitamist nõudev ekspeaminister vajalikuks kohalikele ühtki variandit ehitada. Need on nii kallid. Kaja Kallase toonane tsitaat. Oma inimeste hoidmine on liiga kallis, oma maa hävitamiseks 1 miljardi julgeolekumaksude kogumine oma rahvalt ja selle raha eest oma inimesed haigeks, veemürgiseks ja looduse auklikuks kõmmutamine liiga kallis ei tundu. Ja lisagem siis veel selle, et siiamaani pole mitte keegi suutnud selgitada, kuidas suudab Nursipalu laienemine reaalselt tagada Eestile julgeolekut. Aasta tagasi 21. jaanuaril muutus maailm ja Donald Trump joonistas ümber selle jõujooned. Välisluureamet on tänaseks ümber lükanud hirmujuttu, et kohe-kohe hakkavad suured lahingud toimuma just Võrumaa piirkonnas. Meie president ning isegi kaitseminister on hakanud oma retoorikat muutma. Ometi kuuleme uudistest, kuidas Euroopa seisab mis tahes hinnaga Gröönimaa eest. Ka nende suust, kes 3 aastat juba mis tahes hinnaga Nursipalu sõjaväljaks loovutamist oma rahva huve ignoreerides survestanud. Ja miks nii julged ja õudsed väljendid, hävitamine ja nii edasi. See mürauuring, mis meil siin hiljuti oli, 22. jaanuaril Kultuurimajas Kannel. Seal oli siis 6 inimest, kes olid riik ja saali täis rahvast. Ja tsiteerides Jaagup Kreemi, me olime seal nende ja nende raha vahel. Jalus RKIK-i kommunikatsioonijuhti Andri Maimetsa polnud. Meeletud miljonid on läbi põletatud, sest kommunikatsioon tähendab siis seda, et mulle, kui ma pole isegi jälgija, tuleb kogu aeg mingeid kaitseteemalisi postitusi, näha, et need lehed on kõik sponsoreeritud, ehk siis kinni makstud, et see jõuaks väga paljudeni, aga kommunikatsioon kohalikega, üle kelle see kõik käib, see ei ole isegi 3 hindale, see on 2 või puudulik X. Ja Maimets ennast kohale ei tulnud, sest eelmine kord anti talle väga selgelt mõista, et kommunikatsiooni osas on see täielik ämber. Ja kuidas sa kommunikeerid midagi, kui see kõik käiks ausalt? Teid on maha möödud, teie maa on juba ette ära lubatud, läks nii, oli vaja, minge eest. See oleks aus kommunikatsioon, mitte see. Ja siis me harjutame ja siis me teeme, vaja, ei ole vaja. Ja Maimetsa asemel oli Marit Abiline, kes oli naiselikkuses, mürgises naiselikkuses Maimetsal alla jäänud. Aga selline, mis ajas mind kohutavalt närvi, sest ta ei ela siin. Meie üritame selgeks teha, mis päriselt toimub. Te olete tellinud uuringu, mis ei vasta tegelikkusele, mille eesmärk on anda pärituu sellele arendamisele, sest selgus, et eesmärk ongi arendada. Eesmärk ei olnud välja selgitada, kas päriselt müra häirib, sest kui neid kaarte sai vaadata, siis see ala, mis ületas normi, ulatus ka elanike peale, tsiviilaladele. Ja nemad räägivad militaarmüra normist ja tegelikult Eestis selline asi puudub. Me ise mõtlesime välja, et see võiks olla 65. Aga kui see on ületatud ja mõndades kohtades oli see isegi 100 detsibelli, siis andke andeks, see ei klapi.
me ei ole militaarala ja kui seal väga selgelt küsiti, et mis hetkel meist on siis saanud sõjaväepiirkond, ei olegi. Sellist sõna Elari Kalmaru, RKIK-i esindaja, portfellijuht ütles, et sellist sõna Eestis ei olegi, aga kui niimoodi otse tõlkida sellest Euroopas paika pandud direktiivist, siis see on olemas, lihtsalt eesti keelde pole tõlgitud. Ehk siis nad ise panid piirid paika, millist välja on vaja, ise tellisid uuringu ja uuringu tulemustest on siis selgunud, et kõik on hästi. Maja pärisevad terviseprobleemid on inimestel ja kui Elari Kalmaru seal ütles, no see terviseprobleemide osas on niisugune subjektiivne. No ei ole. Kui on võimalik fikseerida see mürast vibratsioonist tekkiv kahju, see ei ole subjektiivne. Ja see, et isegi küsiti, et miks ei ole neid õhukvaliteedi seirejaamasid, kui inimesed alles hiljaaegu siin Sõmerpalu kandis õhus oli püssirohu lõhn. See ei ole ju normaalne. Ja kui õhk on neid osakesi täis, need maanduvad pinnasesse. Nende masinate pesuvesi jookseb seal otsekraavi. Ja me ei tohi öelda, et see on hävitamine. Mis asi see siis on? See on lihtsalt lohakas kaitsevõime või kaitsevõimes ei ole ruumi lohakusele. Seal peaks kõik olema väga-väga selgelt läbimõeldud, strateegiliselt läbimõeldud ja kui eesmärk on meid kaitsta, siis kurat küll, miks meie peame ennast teie eest kaitsma, kui te räägite, et te tahate meid kaitsta. Okei, tahate kaitsta tervet ülejäänud Eestit ja meid tuleb lihtsalt ohverdada. Öelgegi siis nii välja, aga siis ka see ülejäänud Eesti võiks mõista, et kui meiega saab nii käituda, saab ka teiega nii käituda, kui te just ei ela Viimsis. Ja kui siia kerjatakse sõda hoovi, Eesti on nii väike, see ei ole nagu Ukraina, 2 aastat on kestnud ja ammu on venelastel pommid otsas, ma ei tea, millega nad toimetavad ja 3 aastat on kestnud. Terve Eesti on ette määratud siis saama üheks pommiauguks. Sest kui siit tehakse ennetav löök, tuleb vastulöök, siis see ei ole lihtsalt niimoodi, et oi, Kuperjana või jalaväepataljoni enam ei ole. Terve kogunurk on sodi ja ma ei usu, et nad sellega piirduvad. Ja kui ma viitasin korruptiivsusele, et siin mingid mehed on kaitsevõime panevad protsessid töösse, siis nad lähevad erasektorisse, toodavad hästi palju seda manti, mida siin õhku lasta. Ja seal, kes oli meil kaitseväe esindaja Tomenchuk ütles, et muudkui tuleb rohkem peale, mida on vaja, neid vahendeid, mida on vaja ära kasutada. Okei, ma ei ropenda. Et tõesti, ei tea, miks tuleb. Kas me oleme siis tugevamad, kui me oma maad ja rahvast niimoodi hävitame? Mida rohkem raha läbi väntame, seda võitmatumad oleme, kui samal ajal me õõnestame iseenda rahvust. Ma ei tea. Ma arvan, et see ei ole päris nii. Ja kui Inga Reiter küsis otse, aga keda te siis teenite? Kas korruptiivsust või kodumaad? Ja ta ütles, Eesti Vabariik oli vist see sõna või? Ja seal saalis riik olid need 6 inimest ja meie olime siis see rahvas ja kodumaa. Vot nii. Ja meil on vaja kusagil harjutada, raiutakse muud, kui ei oleks siin neid liitlasi. Trump ei ole enam öelnud, et artikkel 5 midagi kehtiks, kui viimane kord küsiti, lõpuni välja puikles. Vaja on harjutada, ruumi on vähe, sest liitlased on siin. Kas need liitlased jäävad siia, kui läheb asjaks? Väga kahtlen, seda enam, et praegu me seal oleme Gröönimaal, et kipume niimoodi jalgu taidlema. Sest on vaja äge ja võimas olla jutus. Ei need sahknad, pefkurid, mitte kunagi ei lähe ise lahingtegevusse. Mitte kunagi. Kui need mehed ohtu tajuvad, nad on juba enne ohtu kaugel, sest neil ilmselt need analüüsid asjad on natuke, kuidas ma ütlen, neil on eelinfo olemas. Nad teavad, kuna on aeg jalga lasta. Nii. Ja Tomenchuk ütles veel seda, et me ei tee sellise võimsusega laskmisi rohkem kui 1 päeval aastas, ehk siis need, mis ületasid igasugused normid, isegi nende enda müra normi, mis on välja mõeldis, see 65. Ja kui selle peale MTÜ Meie Nursipalu juht ja Eurokeste kongressi vanempidekogu liige Marika Niidumaa küsis, et kas 1 päeva pärast aastas oli vaja ära osta ja ligi 40 kodu ja need puruks lasta. Vastust ei tulnud, nagu paljudel muudel momentidel. See video on olemas Andres Treieli YouTube'i kanalil. Ma soovitan teil vaadata, väga pikk ei ole, tund 40. Saate ise ka terviklikuma pildi. Mina võib-olla praegu olen väga emotsionaalne. Ja saate niimoodi oma tunde emotsiooniga või emotsioonitult selle asja ära vaadata.
Ja see siin ei ole kaitse ega rahu, rünnatakse omasid, ja rahust on asi ikka väga kaugel. Ja uuringu teostas ettevõtte, kelle esindaja ütles kohe alguses ise ka, et militaarmüra on häirivam, kuna tegu on impulsheliga, mis on tavahelist häirivam. Militaarmüraga kaasnev madalsageduslik heli tekitab pärinaid ja vibratsiooni. Aga milleks on siis vaja rääkida, et see Euroopa 50 detsibelli, see piir, mis on pandud, et siin see ikka ei ole nii ja meie mõõtsime siin ainult päeval, see Euroopa 50 on ette nähtud ööpäevaringselt. Ja mina mõtlen, ja ma ütlesin ka, et meil lastakse öösel ka, suvel oli 12 ööpäeva jutti, et isegi selle ööpäevaringse. Ja mis on väga oluline moment, praegu mõõdeti ühte ala, kuhu sisse lasti. Vahemaa ei olnud see maksimum, praegu lasti alla 10 kilomeetri. Vahemaad ehk siis püssirohtu pandi ka ainult selle alla 10 kilomeetri jagu. Kui tulevikus on plaanis hakata laskma vahemaad 35-45 kilomeetrit üle inimeste peade, pannakse väga palju rohkem püssirohtu. Pauk tuleb selle võrra väga palju suurem. Ja kui hetkel on see ala seal harjutusvälja keskel ja plaanis on 4 sihtmärgi ala, need liiguvad kõik inimasustusele lähemale, ehk siis see piir, mis on ületatud juba täna, ületab veel suurema mürafooniga veel suuremaid alasid, asulaalasid, ehk siis juba eos. Mida mõõta? See ei klapi. Ja kui tõesti see 65, mis nemad on välja mõelnud, on norm ja on täitsa tervislik ja kui tervis saab kahjustatud, siis see on subjektiivne. Isegi sel puhul ei tohiks see norm minna välja sellest piirist, mis on harjutusvälja ala, baasiala, aga ometigi see on juba inimasulates sees, juba mõjub häirivalt ja nad ei harjuta ainult seal alal sees. Nad on juba läinud ka asulatesse oma mingite tegevustega, siin on Konnametsas, siis Sõmerpalu poole minna on ka üks ala, mis ei ole harjutusvälja osa, ja need kohti, kui kaarti vaadata, on väga palju alast väljas. Ja seda kaarti nad ise nii väga ei esita, aga see on MTÜ meie Nursipalu järjekordne tänuväärne tegevus, kus nad otsivad välja, mis tegelikult toimub, omavalitsused ei taha seda infot üldse anda, sest väidetavalt see annab raha. Mulle siin üks inimene ütles, et eelmise väljaku laiendamise aegu siis väga palju raha magati nii-öelda maha, sest töötati vastu, ei tahetud. Nii, aga nüüd, kui väga palju raha on vastu võetud sellega, et tehke, ei tohi öösel ikka keelata laskmist, et siis ei saa raha või? Okei, me ei keela enam, tehke. Kuhu see raha on kadunud? Marika Niidumaa oma lehel on jaganud seda informatsiooni. See raha on väga kummaliselt läinud niimoodi ära aurustunud. Ehk siis te võite selle suure raha vastu võtta, oma rahva ja maa ohverdada, aga see ei lapi ära teie ebapädevat juhtimist omavalitsustes. No ei lapi lihtsalt, sest need mustad augud on sellised, polnudki vist mingit raha, kadus ära. Nii, ja jätkan, mida olulist veel jagada. Ja siin Võru linn, Rõuge, Sõmerpalu mürafoon on üle 85 detsibelli, lähemal asulates on 100 kandis ja Euroopa Liidu norm on 50 detsibelli. Ja mis siin veel olulist? Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2002/49// EU on kehtestatud kogu Euroopa Liidus väga ranged müranormid, mis kehtivad ka liikmesriikidele. Võrumaal väidetavalt need müranormid ei kehti, sest siin olevat militaarmüra ja militaarmürale norme ei ole. Kaitseinvesteeringute keskuse harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmar ei osanud vastata küsimusele, millal, mille alusel ja kelle poolt on Võru linn ja suur osa Võrumaast kuulutatud nimetatud sõjaväepiirkonnaks. Direktiivis on muuhulgas militaarmüraga seonduvalt kirjas, et need ranged normid ei kohaldu sõjaväepiirkondades sõjaväelise tegevuse tekitatud müra suhtes. Kui müranormid ei kehti, siis peab olema sõjaväepiirkond ju. Ja kui ta ütles, et sellist väljendit pole, siis otsetõlkes on see due to military activities in military area. Ehk siis militaarala kui selline, loomulik valgus mängima. Militaarala, palju õnne. Ja kui siin tuleb maamaks, tõuseb jälle, kas militaaralal äkki ei võiks odavam olla, kui siin kõik see mürgitamine ja saastamine toimub, vähinäitajad mingid teevad meeletu hüppe. Ma ei tea.
Pärast koosoleku ametlikku lõppu rääkis MTÜ liige Tiiu Ritteri Kaitseväe esindajaga, kes sai aru, mis toimub ja küsis, et kuhu kavatsetakse edasi kaevata, kas Euroopa Inimõiguste Kohtusse või Euroopa Kohtusse. Ja mis nendel kahel kohtul vahet on, Tiiu Ritter oma postitusest tõi kenasti välja. Esimene ehk siis Euroopa Inimõiguste Kohus tegutseb Euroopa Nõukogu juures, asub Strasbourgis, jälgib Euroopa Inimõiguste konventsiooni täitmist, kaevata võivad eraisikud, organisatsioonid, riigid teise riigi vastu. Kohus hindab, kas riik on rikkunud inimõigusi, näiteks eraelu, kodupuutumatus, õigus õiglasele kohtumenetlusele, näiteks müra, mis muudab kodu elamiskõlbmatuks, ebaproportsionaalne riigi sekkumine, ebaõiglane kohtumenetlus. Euroopa Inimõiguste Kohus ei tühista Eesti seadusi ega otsuseid, kuid riik peab rikkumise korral maksma hüvitist, muutma praktikat või seadusi. Teine on Euroopa Kohus. Euroopa Liidu kõrgeim kohus asub Luksemburgis, tõlgendab ja kohaldab Euroopa Liidu õigust, kaevata võivad liikmesriikide kohtud, Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu institutsioonid, eraisik. See kohus lahendab vaidlusi Euroopa Liidu direktiivide ja määruste üle, Euroopa Liidu õiguse vale kohaldamise üle, annab eelotsuseid riikide kohtutele. Näiteks keskkonnaõigus, Euroopa Liidu müra või keskkonnadirektiivid, riigiabi, Euroopa Liidu siseturu vaidlused. Väga oluline, Euroopa kohtu otsused on otseselt siduvad ja võivad muuta Eesti kohtuotsuse tulemust. Ja tulles nüüd koosoleku juurde tagasi, ekrekas Mati Kuklane soovitas Sirkikil inimestele raha anda. 1500 euroga saab ainult ühe akna ju. Andke raha, nii et kõik aknad saab ära teha ja fassaadi. No sest ta nekres ja USA baasi vastu olla ilmselt ei lubata. Ja saalist oli tugevat sellist vastuseisu, et õues tahaks ka olla, see ei ole päris nii, et andke raha ja mürgitage maa ära. Ja see mürgitamise teema on väga tõsine. Kui Tiiu Ritteri küsis selle õhuseirejaama kohta, siis Elari Kalmer, ma ei hakka mingeid lubadusi andma. Teate, säänsed mehed, isegi kui te annate lubadusi, need ei maksa midagi. Fakt on see, et siin toimub meeletu mürgitamine mujal maailmas baaside juures. Isegi kui ei juhtu õnnetust, mingid asjad ei kuku kogemata alla, ei tee pauku. See pidev mürgi, sinna kraavi uhamine, nende kemikaalide paugutamine, õhusaaste, maasaaste, veesaaste, see kõik mõjutab keskkonda ja see ei ole niimoodi, et ma ei tea, jätame siin selle kuidagi sööti, küll mingi hetk taastub ära. Kümneid, mitmekümneid, kui üldse taastuvad, sest see on ikkagi mürk. Ja uuring tõestas, et militaarmüra 155 kaliibrilised Caesariga ei ületa Kaitseministeeriumi kehtestatud normide piire. Tõesti. Kui siin ei pandud seda püssirohtu nii palju, kui on selle pika vahemaa läbimiseks tarvis, kui ei mõõdetud neid asulatele veel lähemale tulevaid sihtmärgialasid, see kõik on lihtsalt üks hookus-pookus. Gröönimaa, inuitid, võrokesed, miski meid väga seob. Ilmselt see selline juuretunnetus, põlvkondade vaheline ühendus loodusega, ümbritsevaga, tänutunne, alandlikkus looduse ees ja ma arvan, et see kannab. Ja kui nüüd mõelda need, kes on ja mis veel seob? Meid ründavad nii oma riik kui võõrriigid. Vaat kui põnev. Mis riigid minu jaoks lõpuks ei olegi riigid, need on lihtsalt malendid. Ma olen seda varasemalt ka öelnud. Ja meie asi selles mängus on tunda seda tugevat ühendust. Ja väga rasketel hetkedel. Stiilis, mis meil praegu toimub, kulud-maksud tõusevad, sissetulekud langevad ja keskmine palk ju tõuseb, aga kui järjest on pankrotistumised, koondamised, ettevõtlust isegi väga ei alustata, ei tule peale, on ju välja arvatud mingid idud, mis suure pauguga jälle lõhki lähevad, sest kuskil keegi lihtsalt lüpsis, siis seda koort on justkui üha rohkem ja need, kes teevad neid hävitavaid otsuseid, saavad koorest rohkem rõõmu. Aga võiks mõelda sedapidi, et kui see lehm ainult lüpsad ja ei toida, siis mingi hetk ei tule enam midagi. Kas ei võiks niimoodi teha, et toidad lehma väärtuslikuga, see piim tuleb palju parem, ta kestab kauem ja võikski Eesti olla selline riik, kus ise toodame, ise loome väärtust
ja inimestes oleks ka see mentaliteet, et ma annan endast midagi. Ja kui me kõik anname endast midagi, siis see ühine laud on väga palju rikkalikum. Aga kui me kõik võtame, siis see tehe on algusest peale üks suur miinus. Ja õnneks need, kes veel annavad, soovivad anda, südamest anda ja seeläbi annavad midagi väärtuslikumat, sest see ei ole lihtsalt, et ma annan, et saada. Neid veel on ja ma tunnen, et põlisrahva elanike seas on neid rohkem kui nende seas, kes see trend, too mood, kus on lihtsalt tarbimine, enese upitamine kuskile õhku, kellekski, millekski. Et rasketel hetkedel leida ühendus esivanematega. Kui ma mõni aeg tagasi käisin välja sellise puudustundega asja, et miks vanaema, vanaisad ei kirjutanud raamatut endast. Vanaema pidas küll päevikuid, aga need on kuhugi ära kadunud. Ma tahaks nii teada, kuidas nemad rasked ajad üle elasid. Mis oli see nende meelelaad, mis oli nende toetavad mõtted, mõttekäigud. Ja kui mul soovitati, et kui sa viibid oma esivanemaga ühes ruumis, et siis sa juba tegelikult saad see kandub sinusse. Aga kui neid enam ei ole ja kui nooremana mul oli see võimalus, aga siis olid muud mured. Ja järjest vanusega edasi, ma arvan, 50-ndates ma jõuan jälle sinna, kus igas mingis tsüklis, mida tema mõtles. Ja kui ma siis olen 50-ndates, 60-ndates, ilmselgelt seda esivanemat enam ei ole selleks ajaks. Aga eile tuli minuni üks trikk. Ma võimlesin, hingasin sügavalt ja äkitselt mulle tuli lõhninna. Sama lõhn, mis oli õhus. Siuke kopituse lõhn natuke, kui mul elamises seda enam ei ole, sest ma olen päris palju siin vaeva näinud selle vastu. Aga tuli see lõhn ninna ja tuli see hetk ninna, kus ma olin vanaema kõrval voodist, ta luges 7 kitsetalle ja see tunne. Ja kui ma mõtlesin siis, mida vanaema tundis igal õhtul magama minnes, kui sa oled 6 last kasvatanud suurest luust üksinda, sest ei trehvanud nagu väga hästi need valikud. Aga see laste armastus ja hoidmine, see, kuidas sa võtad elu vastu, ükskõik kui raske on. Ja see, kuidas ta lastelastesse pühendus, ta viitsis rääkida. Ja samal ajal ta oli nii töökas, sest kõik oli juba ära majandada. Ühe lapse ta pidi isegi matma, ta oli küll suureks kasvanud, aga ikkagi see valu, mida ta sellega seoses võis endas kanda, kuidas ta suutis. Ja ma läksingi vaimu silmas endaks, sinna selleks väikseks kertuks ja mitte sihilikult või tahtlikult. Ma lihtsalt tundsin ennast seal tema kõrval ja mida ta tundis. Ehk siis läksin endasse ja siis vanema see tuli minust, keeruline ärk natuke. Ja teda kandis unistused. Sest unistustes on kõiksus. Ja ilmselt ta elas väga palju oma laste ja lastelaste elusid, unistas nende eest ka. Ja see kandis teda. Ja see aitas mitte nii palju mõelda sellele valule, aitas valust üle olla. Ja siis ma tundsin ka, et tänases mingites hetkedes, kus on väga raske unistada ja samal ajal see, mis sul on, selle eest olla tänulik, teha seda, mida sul on võimalik teha nende vahenditega, mis su võimuses on. Ja niimoodi need raskemad ajad ka üle elada. Ja mitte ainult, et me loeme mingeid ellujäämislugusid, mulle meeldib vanu raamatuid lugeda, seal on ka natuke seda sellist meelelaadi, aga just see oma esivanemaga, sest ta on ju ma olen tükike teda. Ja see annab hoopis tugevama tunde, sest siis sa tead oma tugevust ja oma väge. Ja muidugi sellest kohast oli päris raske välja tulla, sest kogu see kurbus ja kaastunne ja ühest küljest saad aru, et see on möödas, vanaema ei kannata enam. Tal ei ole seda raskust. Kuigi võib öelda, et ta ei kannatanud, tal olid küll väga kurvad silmad, aga ta oskas tunda rõõmu. See, kuidas ta omaette vahest rääkis ja laulis ja kuidas ta meile laulis. Sellest välja tulla selles mõttes oli keeruline, et see jäi kuidagi endasse see valutunne. Ja siis ma mõistsin, et emotsioonid on päris keerulised asjad ja miks me lähme tihti iseendaga kuidagi vastuollu. Me ei julge neid väga raskeid emotsioone endale lubada.
Ja sel hetkel, kuna ma kaotasin kontrolli kogu selle asja üle, siis see tuli minusse täiega. Ja sain selle läbi töötada. Hetkel ei ole enam sellist raskust, aga mingi kurbus veel kummitab natuke. Aga hästi, selline väike, võib-olla keegi soovib katsetada seda, et minna niimoodi esivanemaga tundma, mida ta tundis, et siis olla ise tugevam tänastes raskustes. Aga natuke lõbusama teema peale, mis tegelikult ka ei ole lõbus, kui niimoodi adekvaatselt vaadata, mis meie ümber ja meiega toimub. Aga ma mõtlesin, ma teen seda natuke lustlikumas võtmes. Hiljaaegu üks lapsevanem küsis mu käest, et mis see sõna tähendavad, sest talle oli postkasti tulnud üks küsitlus. Ja hiljem ma vastasin, et mul sama küsitlus. Head lapsevanemad, soovime algjärgneva kutsega kaasata inimesi sünnitusjärgse toe uuringusse. Erinäolised arvamused ja kogemused on meie uuringu tarbeks väga olulised. Selleks viime läbi ankeetküsitluse ja lühikesed individuaalsed vestlused. Ja miks ma sellest räägin, mis siin siis nii põnevat on? Uuringu on tellinud ja rahastanud Sotsiaalkindlustusamet ja selle viib läbi mõttekoda Praxis. Jälle väga palju raha pannakse põlema. Küsimustikule antud vastused salvestatakse selleks loodud andmebaasis. Andmebaasile on ligipääs vaid mõttekoja Praxis uurimisrühma liikmetel. Andmete salvestamine on vajalik nende töötlemiseks, kokkuvõtte ja järelduste tegemiseks. Uuringu toimumiseks on kooskõlastuse andnud Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee. Ja siin on siis sotsiaaldemograafilised andmed. Küsimusi oli veel. Ma lihtsalt on esile need, mis tekitasid küsimuse ühes emas. Ja ma arvan, et mitmetes emades, et mis see tähendab? Milline on teie sooline identiteet? Naine, mees, sookväär, soovvoolav või muu mittebinaarne identiteet? Vastaks kohe naine, aga ma ei tea, kui need teised siin välja on toodud, äkki midagi on kuskil. Äkki naine ei olegi enam nii piisav. Aga hästi, lähen edasi. Milline on teie seksuaalne orientatsioon? Hetero, lesbi, gei, bi. No neid ei pea vist siin seletama hakkama, aga panseksuaalsus. Mõnikord ka omniseksuaalsus on romantiline, seksuaalne või emotsionaalne külgetõmme inimeste vastu olenemata nende bioloogilisest või sotsiaalsest soost. Panseksuaalsed inimesed võivad end nimetada soopimedateks, vaid seda seetõttu, kuna bioloogiline ega sotsiaalne sugu ei ole tegur, mis mõjutab nende romantilist ja või seksuaalset külgetõmmet. Panseksuaalsust võib nimetada nii eraldi seksuaalseks sättumuseks kui ka biseksuaalsuse haruks. Ei, seal küsimustiku juures ei olnud seda seletust juures, seal oli lihtsalt nagu elementaarne. Sa ei tea siis või? Ja siis ma otsisingi välja ja natuke harin teid, kes te tahate ka vastata ja õigesti vastata. Panseksuaalsuse eraldamine biseksuaalsusest on vajalik selleks, et eristada seksuaalset identiteeti. Nimelt on panseksuaalsed avatud suhetele inimestega, kes ei defineeri end meeste või naistena. Sellega hülgavad nad idee soo kahesusest. Panseksuaalsust on peetud kõike hõlvamavaks kui biseksuaalsus. See, kui hõlmav on mõiste biseksuaalsus võrreldes panseksuaalsusega, on vaidlusteemaks LGBT, aga eriti biseksuaalses kogukonnas. Vot. Et kes tundis end ära, võib panna sinna vastuseks pan. Kväär, inglise keeles queer, on katusmõiste, mis hõlmab seksuaal- ja soovähemusi, kes ei ole heteroseksuaalsed või cissoolised. Cissoolisust ma olen teile juba tutvustanud, see on siis see, kui sa sünnid naisena ja tunned ennast naisena. Aga selline cissooline kõlab päris ilmselt. Kväärina võivad end kirjeldada inimesed, kes lükkavad tagasi traditsioonilised sooidentiteedid ning otsivad laiemat ja tahtlikult ebaselget alternatiivi sildile LGBT. Sõna kasutatakse aina enam mittenormatiivsete, näiteks antiheteronormatiivsete ja antihomonormatiivsete identiteetide ja poliitikate tähenduses. Akadeemilised distsipliinid nagu kväärteooria ja kvääruuringud jagavad üldist vastuseisu binarismile, normatiivsusele ja peavoolu LGBT liikumise. Ja LGBT liikumises nende poolt tajutavat intersektsionaalsuse puudumist. Siin on mingi mähis. Queer-identiteedi kriitikud on teiste seas geiaktivistid, kes seostavad sõna selle inglise argikeelse halvustava tähendusega või soovivad end lahus hoida queer-radikalismist. Nii, kes tundis ennast ära? Palun väga. Aseksuaalsus.
ka variant. Aseksuaalsus on seksuaalse külgetõmbe puudumine, samuti madal või puuduv huvi seksuaalsete tegevuste vastu. Ja siis on veel valikus muu, ei oska, ei soovi vastata. Ja mina mõtlen, mida tunnevad kvadrooberid ja furrid. Okei, nad teevad ennast loomadeks, aga loomad poegivad näiteks ja nemad üldse ei saaks kasutada sõna sünnitama või lapsed. Pesakond on mitte lapsed. Kuidas niimoodi siis jäetakse osad välja ja öelda, et aga seal on mingi muusi. Noh, ma ei tea, siin on ju aseksuaalsuski välja toodud, et kus puudubki seksuaalne huvi. Seal oli muidugi hästi pikk jutt, mis jõudus selleni välja, et aga nemad ka võivad olla osaleda tegevustes, et saada lapsi. Aga see ei tähenda, et nad oleks seksuaalsed, nad on aseksuaalsed. Vot. Nii palju siis teile harivat. Ja mina mõtlen, et kui kõik need kvaarindused ja inimesed, kes on kuskilt selle loputamise soone peale ära saadud, kui idee on mõõta seda, et kas neil on piisavalt teenuseid, piisavalt hoolitsust, siis see läheb nii pudruks ja kapsaks. Võtke lihtsalt lapsevanemad, inimesed, kes on saanud lapse, kuidas nemad ennast tunnevad. Kui nüüd eriliselt esile tuuakse, et meil on siin nüüd sellised ka, siis teate, need samused segaduses, pimeduses olevad, nad sõltuvadki, nad on tehtud nende teenuste sõltlasteks. Nad käivad ühe spetsialisti juures, teise juurde üks vaimne spetsialist, teine vaimne spetsialist. Ja need vaimsed spetsialistid ei tegele juurprobleemiga. Milline oli lapsepõlv? Kas mingi trauma põhjustas sellise segaduse? Ei, see on täiesti okei, et sa oled selline, olegi selline. Täie rauaga ma olen edasi. Kui häirib, võta rohtu ja anna minna. Vaata, meid on juba nii palju. Mis vähemusest me räägime, kui lõpuks selline terve. Hea küll, inimene eksib elus natukeseks ära, on ju. Ameerika maal on see katsetamisest räägitakse. Keskkoolis katsetasin, see on filmidest käib nii palju läbi see. Kui ma meenutan kunagi teismelisena vaadata film, katsetamine on ju. Ja siis meile valitaksegi pilt, et see on midagi okeid. Vaata, mõni katsetab, aga mõni jääbki sellele soonele. Aga tegelikkuses, kui me oleme inimesena see mees-naise energia tervik, siis see, et keegi otsustab, et ma olen nüüd see teine, see tegelikult lonkab. Kui sul juba eos tänases maailmas, kus see naismehe poole osapoolte asi on nii segaseks aetud, sa lähed veel kuskile, kus see on kõvasti peale keeratud, on mingi täitsa soopimedus või näiteks. Üliraske on endas inimesena leida tasakaalu ja pidepunkti. Ja tegelikkuses peaks keskenduma sellele, et kuidas me üldse, kui me eesmärk on, et iive on ju, et iive tõuseb siis, kui meil on kõik asjad hästi, teenused, tugiteenused, kvaliteet on väga hea, mõttekoda praksis kindlasti mõtleb Eesti rahva tulevikule, siis üks oluline moment on see, et 30+ naised ei tee plussiivet. Lihtsalt oma lähikonnastki. Või avalikkusest, kui palju te teate naisi, kes 30+ on saanud veel 3 või rohkem last. Aga et iive oleks pluss, peaks olema vähemalt 3 last, sest muidu lihtsalt taastuvad mehe ja naise, mis kõlab nagu hästi, kuidas ma ütlen, mehaaniliselt taastootmine. Ei, see on bioloogia, loodus. See on see, mis meie sees toimib, kui me seda alla ei suru. Sest igasugused need meeleolu parandamise asjad, mida siin kirjutatakse vaimse tervise tähel, ka need suruvad alla seda looduslikku impulssi, et nüüd ma olen selles küpses viljakas eas. Minu sees lihtsalt see loodus keeb, annab märku, suunab vastavad olukordasid, aga kui meil esiteks naised on tehtud meeste suhtes hästi mürgisteks, et võrdõiguslikkus ja nii palju raha, mehed saavad rohkem ja paha. Aga suunata sinna, ja ma ei räägi siin mingit rääduvaif asja, et kuidas naised siis peavadki olema ainult kodus ja me peame liikuma tasakaalule lähemale. Ja kelle eesmärk ongi olla seal tasakaalus, kus ongi mehe naise roll paigas, nii nagu see on meie bioloogiast ja füsioloogiast lähtuv, seda mitte halvustada. Kui osadel see toimib ja siis öelda, aga naine, kui mees su maha jätab, siis sa oled nagu täitsa, sul ei ole mitte midagi, kui sa oled mehest sõltunud. Aga mõelge siis nendele perekondadele, kus on toiminud ja lõpuni välja toiminud. Ja kus mees ongi väärtustanud seda, et naine on naise rollis ja ei trügi mehe rolli. Ja see kannab, aga see eeldab terveid mehi. Ja üks väga hea raamat on Anatoli Nekrassov, Tugev naine.
et panna naisi, kes täna meestesse halvasti suhtuvad, nägema, kuidas meie oma poegi kasvatame samasugusteks. Et kui me tahame midagi paremat, siis lapsed on tulevik. Anname oma sellise rahulolematuse toimuvaga edasi neile nii, et sealt edasi tuleks midagi, mis annab alust olla rahul tulemustega ja neil endal oleks parem elu. Ja sealt edasi ma olen mõelnud, et aga kui nüüd võetaksegi õppust, et hea küll, 20-ndates naine, et see on tegelikult kõige parem aeg sünnitada. 4 lapse põhjal, kui ma olen siin 20-ndates 3 saanud, 30-ndates 4, esimestega oli väga palju lihtsam. Jah, mängu tuleb ka see, et mida rohkem lapsi, seda rohkem sul peab olema seda eneses energiat nendega toimetada. Aga puht selliselt nagu, ma ei oska seda seletada. Ma tunnen, et mida aeg edasi, seda raskem on. Ja sellepärast ma ütlengi, et 20+ naised ei peaks tegema karjääri, ei peaks nühkima koolipinki, sest et mis tasemega meie kõrgharidus on ja sealt midagi väga head tänapäeval enam ei tule, mingi rohemikrokraad, roheoskused. Mis sa teed selle nende isegi oskusi teadmiselt vist väga ei tule niisugune ajupesu, kui mingi hetk kogu see asi kokku kukub. Ja nüüd mõelda, heakene küll saame IB+ on ju väga tore, aga kui sul on näiteks lõpuks 5 last ja need 5 last kõik viibivad väga palju nutiseadmetes, siis nendel ei ole enam seda tervet olekut, et sealt edasi läheks ka elu. Nad on juba seal stiilis, et kui poisid vaatavad mingi OnlyFansi tegelasi varateismelisest peale, kas stiilis, et mingid latiinad ja asjad, kas see põhjamaine tüdruk oma sellises rahulikumas olemises ja esiteks juba see, et kui varateismelised vaatavad naisi, kes on ennast kuidagi ära mutileerinud, huuled, tissid, värgid, siis see juba väärastub ära. Ja isegi täiskasvanute puhul, kui täiskasvanud mehed vaatavad väga palju viibivad ekraanis, kus nad näevad naisi, kes ei ole normproportsioonides, siis võibki tunduda, et see on mingi igav värk siin, mis ümberringi toimub. Ja siis naised, kes tahavad ikkagi saada märgatud, punnitavad ka olla selline, kui internetis ollakse. Ja siis teevad endaga koledaid asju. Ja lõpuks tegelikult kannatavad kõik, sest see väline ja välise tagaajamine ei too õnne, sest sa kogu aeg jooksed ajaga võidu, sest aeg küpsetab meid, annab meile sügavama väärtuse, annab meil näha maailma hoopis sügavamalt, avaramalt. Aga kui su fookus on, nüüd on see trend ja siis ma pean selline olema ja me kaome ära selles mängus. Ja meie lastele tegelikult on vaja tervet pinnast minna maailma, mis on juba nii kuramuse sassis. Neil oleks see terve pinnas, et nemad saaksid edasi minna luua seda tervet pinnast. Mitte nii, et juba eos on nässus ja siis laseme selle enda lapsed ka nässu minna kogu selle infoga, mis sealt peale tuleb. Vot, ja tämpäne saade on väga pikale lennu. Aga lõpetuses latsi saamise kotuse pealt ma ütlen, et jah, ta on väga rasse tiiv. Kui ma olen mõtelnud, mis minna kõige ineb häiram tuu, et ma tunnen, et mu vabahus on nagu ärkaonu. Sääl toimus midagi põnevat, sääl määntsegi tüüdoa, ma võin määntsigi oskuisi saada, aga ma ei saa, sest mu vabahus on ärvõetu. Kui ma veel latsavootel oli, siis ma käve kirivüü tegemise kursusel ja jäigi pooleli. Sest ma ei saa tunde 5 istu ja teeta oma asja. Ja siis ma sai arvu, et jah, mul oli nii palju vabahust väiku latse kõrvalt, 4 latse kõrvalt, aga ma väärtustada vabahust hoopis teistmoodu, hoopis suurempalt. Et kui ma 10-aastaselt veel tundse, et kuigi moodu mõnegi ärevus oli siin ja kõike tahtsid ette ja kõike sai ju ette, aigu oli ja raha oli. Aga nüüd, kui oma valatsesses tao arvamine ja hetke kvaliteedi nägemine käib hoopis tõist ratapite ja ma olen taast väga tänulik, sest ma tiian, et kui latsu omava suuremva, sest ta vabahus ei annagi mulle nii suurt rõõmuga, kui suur rõõm on ta aig, kui ma näe iga päevetselt, kuis na kasus ja ilda aigu. Väiku asja,
tegeva süäme nii lämmes näytuses, kuis väikune Georg patsut mutku mu näko. Ma tiedä, kas ma oletan Jaanu tiikka vai ei, ja ma jaiks. Patsut mutku mu näko ja tal kõik aikomava käemäältsegi söögiga koonui. Ja siis ma tundsin, et ma ei taha, et ta nii tege. Ja vaihtapeal sa kiipen isegi haiget. Muudku patsutas ja siis ma teeksin talle hindale, et om hää vai, mitte kõvasti, om hää vai. Siis kui ma lõpit ta võtsin mu väikust sõrmest kinni ja teeksin niimoodi. Olgi hää. Ja siis ma mõtlin, et või olla nii, et ta ongi hää. Aga ma ei oska tast rõõmu tunda. Näed, time tund. Ja see on see väiku asja kandva väga palju ja võib-olla tuu pärast, et olki rohkem nagu kodolähkon, ta õhuseen kõik aig, oma aigu märgata asju ja on vanembik ja ütles, et latse ei segegi elu ja kõike saiks teeta ja riisi ja ma tunne, et kui mõne jaos on ta toimiv, siis andke minne. Ma just tunne, et kui ma lähe kotost siis ma nägin, kui ühendusta koduse õhustikuga kaos. Ja siis pead jälgi nagu tüüd tegema, et tulla tagasi siia tahterolli ja jälgi sääne nagu omamoodu töö, mida teete ja asja, mida märgada. Ja või olla, et inimesi omavegi erineva ja me tunnamegi asju erinevalt. Ja tollegi poolest on hää, kui me jagame, mida me tunname, sest või olla nii, et me ei julge esi hindale tunnista, mida me periselt tunneme. Ja aga hästi, sääne pikakene saada sai. Aitu oma kullamast ja järgmise kõrrani.